kui me treenime, siis me kulutame energiat, meie energiavalud vähenevad ja selleks, et neid taastada, peame puhkama. Ja kui sa küsisid, et kui tunniajaline lihtne treening, et kui palju siis see taastumiseks aega võtab harrastusjooksjal, siis on sellised põhimõttelised reeglid, et kuskil 3-4 treeningut võiks nädalas teha. See tähendab seda, et üle päeva, ma usun, suhteliselt hea tervisega ja kehaliselt heas vormis olev inimene taastub sellest kindlasti ära. Loomulikult, kui treeningud muutuvad enam korrapärasemaks ja aastatega treenitus tõuseb, siis selliseid tunniajaseid treeninguid võib kindlasti teha praktiliselt iga päev ja võib-olla nädalas võib-olla üks päev. Aga kui need osad treeningud muutuvad ju oluliselt pikemaks juba, ütleme, jookseme juba kas 2 tundi või need inimesed, kes valmistuvad poolmaratoniks või maratoniks, siis sellised pikad 2-tunnised treeningud, jooksutreeningud, need eeldavad taastumiseks kindlasti 2-3 päeva, et maksa ja lihases glükogeeni varu täielikult taastuks. Seetõttu on oluline ikkagi see, et arutada ja panna plaan kokku spetsialistiga, et ei tekiks ületreenituse või väsimuse ohtu, mis on tippsportlaste juures ja mis võib esineda ka harrastusjooksjate puhul, kui need treeningud muutuvad liiga kurnavaks ja me ei taha nendest hästi välja puhata. Siin on hästi palju nüansse ja see on väga keeruline lühidalt kokku panna, aga loomulikult ütleme, vanusega taastumisaeg pikeneb, et kui me oleme üle keskea, siis kindlasti peame arvestama, et treeningutest taastumine võtab oluliselt rohkem aega. Kindlasti kõige parem taastusvahend on uni ja kui me ikkagi saame korralikult magada, meil on konkreetne päevarežiim, ütleme selline sportlik treening meie igapäevases elus on elustiili osa, siis me kindlasti taastume ja oluliselt paremini sellest treeningtegevust välja. Loomulikult on hästi oluline treeningujärgne lihashooldus, kas siis eelkõige venitusharjutuste näol, et lihased taastuksid sellest kiiresti ja kui koormused lähevad suuremaks, siis miks mitte võtta nädalas või üle 2 nädala korraga massaaži.